Nii, tere siis veel kord kõigile. Minu nimi on Elo ja olen Corelli klubi sõltumatu turustaja. Tänase loengu teema siis Cardioback ehk räägime täpsemalt südametervisest. Miks, kuhu, kuidas ja nii edasi. Kui me vaatame oma südametegevust, siis kui me mõtleme, me oleme sündinud siia maailma potentsiaaliga elada 120-aastaseks, siis päris palju tööd peab see meie süda jaksama terve selle elu jooksul ära teha. Nagu näete siit siis slaidilt 100 000 lööki umbes ja igapäevaselt seda, et kui nüüd korrutada see päevadega, aastatega, eks ju, et siis seda on ikkagi väga-väga palju. Meie süda on äärmiselt tugev organ ja ta on oma töö jaotanud ära, et kord ühed lihased siis pumpavad, nii-öelda on töös, teised vahepeal puhkavad ja niimoodi rütmiliselt siis toimub see vahetus ja see siis annabki selle nagu südame pumpamise rütmi meile, eks ju, et saame pulssi katsuda. Ja iga selle pumpamisega siis lükatakse tohutu kogus siis verd jälle uuesti siis ringlusesse ja koos sellesama verega on siis kaasas hapnik ja paljud siis toitained. Et miks siis veri käib niimoodi ringiratast. Samal ajal kui süda pumpab hapnikurikast verd, siis igale poole üle kogu organismi voolab mingi osa verd alati ka näiteks läbi neerude ja läbi maksa. Ja samal ajal siis nii neerud kui maks siis teevad oma tööd, et puhastada verd siis sinna kogunenud jääkainetest. Kui me mõtleme, et meil on siis 4,5 liitrit umbes keskmiselt verd organismis, siis nagu näete, et 7–10 tonni verd on see, mida siis süda pumpab meil ringi, ehk siis kui palju see tegelikult ringleb meil selle iga siis päeva jooksul, eks, et kui palju see süda peab seda suutma siis edasi lükata, kogu seda vedelikku siis, mis meil veresoonkonnas on. Samamoodi kuskil 4 tonni verd liigub iga päev läbi maksa ja maksal siis, kui südamel on ainult üks ülesanne, eks, et seda verd siis tõmmata sisse ja pumbata edasi, siis maks lisaks sellele vere puhastamisele, filtreerimisele teeb veel umbes 500 erinevat ülesannet meie organismis, nii et oleme tänulikud oma organitele, et nad niivõrd head tööd teevad. Aga kui nüüd võrrelda, eks ju, et nagu näed siit alt vasakult, siis suudab toota nii palju energiat, et veoautol piisaks sellest 32 kilomeetri läbimiseks, et kas mõistate, kui palju energiat tegelikult meie organism siis igapäevaselt kasutab? Aga absoluutselt kõik rakud, nii juukse juurest kuni sinna väikse varba kõige viimase otsani välja, kõik need rakud vajavad sedasama vereringet, et ta transpordiks toitaineid, vett, hapnikku, et ka nemad seal väikse varba otsas jääksid ellu ja saaksid kõik vajalikud ained kätte. Tänu sellele peavad olema veel puhtad torud, et see veri saaks seal takistamatult liikuda ja tugevad südamelihased. Siis kui vaadata neid tegureid, et mis võivad avaldada just seda nagu negatiivset mõju, et miks näiteks südamel on võib-olla raske või ka seal südame-veresoonkonnal, et kindlasti seda mõjutab kõrge vererõhk. Kõrge vererõhk aga võib tekkida väga mitmel põhjusel, näiteks olete enamasti kindlasti kõik kuulnud, et mida rohkem juua kohvi, seda kõrgem on vererõhk tihtipeale või et kohvi vahest tõstab seda vererõhku, et millest see mõju tuleb, on just sellest, et kohvi kui selline on tegelikult diureetikum, ta viib välja vett meie organismist ja samamoodi ka tegelikult vitamiine, mineraale ja mida vähemaks jääb meie organismis ringlevat vett, seda paksemaks muutub veri ja tänu sellele, kui veri läheb tihkemaks, ta ei ole enam nii plastiline, nii voolav, ta on rohkem nagu võib-olla siirupilaadne oma konsistentsilt, siis seda kõrgemaks peabki minema vererõhk, sellepärast et südamel on vaja rohkem jõudu selleks, et seda siis siirupit mööda neid torusid lükata, mida organism teeb, tõmbab tavaliselt veresooned kitsamaks, sest mida väiksem läbilaskusega on veresoon, seda lihtsam on südamel sealt seda siirupit siis läbi lükata, läbi pumbata. Ja sealt tulebki siis see, kui vererõhk on väga kõrge. Teistpidi jälle, kui vererõhk on madal, siis ongi veri üpriski lahja. Et peab siis hakkama vaatama, et miks ei ole näiteks piisavalt võib-olla seal hemoglobiini või punavereliblesid või seal võib olla mitmeid põhjuseid. Aga nii palju siis sellest mehaanikast, mis seal taga on. Nüüd suitsetamine
tuues siis organismi väga palju toksiine, kindlasti avaldab väga nagu negatiivset mõju kõikidele kudedele meie organismis, sest toksiinid sinna ladestuvad, muudavad selle keskkonna happeliseks ja rakud hakkavad aegamisi siis hapestuma ja surema. Tasakaalustamata toitumine ja liigne kehakaal. Mida suuremaid neid raskusi me endaga kaasas kanname, et mitte ainult meie jalaliigestele ei mõju see üleliigne kehakaal, vaid kindlasti see koormab ka rohkem südant, sest südamel on seda raskem seda verd pumbata absoluutselt igale poole, kui kuskil on väga suur kogus rasvarakke, seda nagu rasvaladestust, sest sealt läbi minna on ka veresoontel nagu raskem sellistest kudedest. Siis tasakaalustamatu toitumine, et kui me kas ei söö regulaarselt ja kunagi ei ole nagu teada, et siis millal veri peab minema sinna soolastikku, et aidata seda seedimist ja millal ta tegeleb näiteks siis lihastesse liikumisega või ajuverevarustusega, sest et organism alati jaotab selle nagu verevoolavuse ümber vastavalt sinna, kus seda kõige rohkem tarvis on parasjagu. Nii et mida nagu regulaarsemalt me sööme ja mida kvaliteetsem on see toit, mida nagu värskem ja vähem töödeldud, seda rohkem me saame sealt neid toitaineid, mis aitab toita mitte nagu ainult südamelihaseid siis, aga üldse kõiki kudesid samamoodi jälle terves organismis. Siis mitteaktiivne istuv eluviis. Kui me oleme aktiivsed, siis süda saab niisugust mõnusat koormust ja ta on paremini treenitud. Samamoodi paralleelselt siis selle nii-öelda veresoonkonnaga, eks ju, et kui meil kõik sooned laiali läheb mööda kehas, jookseb paralleelselt siis teine süsteem on lümfisüsteem ja lümf aitab ka tuua siis toksiine just kudedest välja, aga lümfi käivitamiseks ongi vaja see aktiivne eluviis, et me ikkagi iga päev teeme midagi, nagu koralliklubis tihti öeldakse, et ühte 3 S-ist, et kas sport, saun või seks, midagi aktiivset, mis siis käivitaks selle lümfi ja annaks südamele mõõduka koormuse vahelduseks. Nii et kui teil on mingisuguseid takistusi, miks te ei saa näiteks võib-olla olla nagu väga aktiivselt sportlikud, et minna, ma ei tea, jooksma sinna 10 kilomeetrit päevas, siis te saate teha ikkagi aktiivset liikumist, et te saate kodus võimendada, te saate kasvõi ühe trepiastme, astud trepist ülesse, mõlema jalaga astud trepist alla ja teha niimoodi niisugust liikumisharjutust ja vehkida näiteks kätega juurde, ka see juba annab sellise aktiivse tegevuse. Et kui võimalik ka minna näiteks välja jalutama ja jalutada niisuguses mõnusas tempos, et mitte seal ei nagu uimerda sedasi, vaatad päikest ja linnulaule, aga sedasi aktiivses tempos, et siis on see ikkagi piisav selline nagu treeninguna kirjamine aktiivsus. Aga kindlasti, kui suurem osa päevast kulub istumisele, siis võiks korra päevas käia ikkagi väljas niimoodi jalutamas, et neil, kel on koer, on muidugi väga hea motivatsioon, et igal juhul tuleb õue minna jalutama. Ja veebalansi häired, kui me ei joo piisavalt vett, siis see on üks asi, mis kindlasti kohe mõjutab kogu organismi, sest et veri on see, mis reguleerib, kuhu, kui palju midagi läheb. Ja veel on samamoodi, verel on vaja samamoodi hoida oma teatavat sellist balanssi, kui palju siis on seda nagu plasmat seal ja plasma loomulikult tulebki ju sellest, kuidas on meil see siis seis organismis veevarudega. Samamoodi nagu enne mainisin, eks, et veri peab voolama läbi maksa ja neerude selleks, et maksaks korjata sealt välja siis ka need vanad näiteks juba oma elu ja ära elanud surnud punaverelibled näiteks, aga ka rasvlahustuvad toksiinid ja siis samamoodi voolab veri aktiivselt läbi kogu aeg neerudest selleks, et neerud saaksid siis sealt välja filtreerida neid vesilahustavaid toksiine. Sest mida vähem on toksiini meie organismis, seda paremini meil kõik süsteemid töötavad, seda puhtamad on need koed, seda õnnelikumad on rakud, sest et nende elukeskkond on terve. Neil on seal hea olla. Mida tervemini tunnevad ennast rakud, seda paremini tunned sina ennast. Nii et kõik algab raku tasandilt ja järjest ülespoole. Mis seis on rakkudega, see peegeldub sinu enda enesetundes. Nii et veebalanss kindlasti hästi-hästi oluline. Lugege, mis sümptomid on näiteks veepuudusel, et kui te tunnete juba janu, siis see tähendab, teil on juba 2% veepuudust organismis. 20% üldse saabki olla nagu maksimaalselt, sest et siis organism lõpetab elutegevuse. Ta ei suuda enam vastu hakata. Et ei ole üldse tegelikult palju vaja selleks, et juba aju jääb vee nagu nälga nii-öelda, verevarustus on häiritud
meie aju ei suuda töötada, meil tekib kõnehäire, juba ei suuda anda käsklusi edasi, et me ei suuda oma lihaseid sihipäraselt liigutada, et see tegelikult ei nõua üldse palju, eriti praegusel ajal, kus on kuumad suvepäevad ja me kaotame päris palju tänu higistamisele samamoodi vett organismist, et ärge unustage vett juurde juua. Suurepärane, kui saate alustada oma päeva kõigepealt pudelitäie veega, aga hoidke alati pudel ligi ja andke oma organismile lonksu kaupa siis seda vajalikku vett, et kõik süsteemid saaksid töötada. Siis kindlasti stress ja psühhoemotsionaalne pinge. Niipea, kui te olete stressis, kehas lülitub sisse võitle või põgene funktsioon. Ehk siis stress on ohunäitaja selleks, et kuskil varitseb mingi oht teie elule ja organism stressi olukorras valmistub kas siis võitlema vaenlasega või põgenema tema eest, et päästa oma elu. Nii et kui te stressite, siis näiteks samal ajal seedimine lülitatakse välja. Ei saa nagu seedida ja põgeneda ühe korraga. Meil on verd ainult nii palju, et kas see suunatakse lihastesse, et oleks võimalik paremini võidelda või põgeneda, või siis on veri aktiivselt suunatud just seedetegevusele. Nii et sellepärast, kui teil on stress, siis söögi tagajärjel nii-öelda siis see seedimisprotsess vähemalt kahekordistub, aga tihtipeale võib see ka üldse nagu peatuda täielikult ja selle tagajärjeks, kes on kogenud, eks ju, võib olla siis kõhukinnisus, kui teil on mingisugused siuksed stressirohked olukorrad, eks ju, või näiteks paljudel inimestel ka reisimine põhjustab stressi, sest et pead nagu jälgima lennuaegu, väravaid, kõik, et kas kõik asjad on alles, midagi kaotsi ei lähe, kas jõuad õigeks ajaks õigesse kohta, võib-olla järgmisele lennule ja siis tihtipeale tuleb ette olukordi, kus tänu reisimisele kõht on täitsa kinni. Vot see on kinni sellepärast, et on stress. Nii et nüüd võib-olla olete natuke teadlikumad tänu sellele, et saate ise ennast reguleerida, katsuge hoida meel rõõmus ja elage võimalusel rohkem hetkest, tegelege meditatsiooni ja mindfulnessiga, sest see aitab seda stressitaset maandada ja kui te teate, et läheb, kuidas läheb, te olete pädevad igas olukorras, sest et siiamaani te olete elus kõikidest asjadest läbi tulnud. Teil lihtsalt võib-olla puudub see seos ja see enesekindlus, aga ma kinnitan teile, te saate kõigega hakkama. Ei ole mitte kedagi meie seast, kes ei saaks hakkama nende asjadega, mis elu neile toob. Ärge stressake selle üle. Kui teil on tugev stress ja te tunnete, et te ei saa kuidagi sellega hakkama, siis kui Ralliklubis on olemas erinevaid tooteid, küsige oma soovitajalt, mis aitavad seda stressifooni natukene nagu vähendada, sest see vähendab ka koormust teie südamele. Aga nagu ennem räägime, eks ju, südamel on vaja väga kaua vastu pidada ja väga palju tööd teha terve teie eluaja jooksul. Nii et olge tema vastu sõbralikud. Siis suhkrudiabeet, kui pankreas enam ei suuda hoida insuliini taset, seda ise toota selleks, et veresuhkru siis koguseid balansseerida, areneb välja diabeet, siis see kindlasti ka väga palju halvendab nii südame kui ka veresoonkonna seisundit. Katsuge hoida oma toitumine katsuge hoida oma toitumine balansseeritud, et teie tervis ei jõuaks nii halba seisundisse. Aga eelmine aasta ilmus selline väga huvitav raamat Glükoosirevolutsioon, mis räägib just sellest, et kuidas, kui palju tarbida ja millal siis just selliseid kiireid süsivesikuid või ka aeglaseid, et kuidas oma nagu söögikorrad ära jaotada sedasi, et see diabeet ei areneks välja ja teie organism ja pankreas siis tuleksid paremini toime nende süsivesikute kogustega, mis me toidust saame. Vabandan veel korra. Halb pärilikkus võib juhtuda, et te olete sündinud mingisuguse südamerikkega näiteks, et seda on päris raske kuidagi parandada. Aga kindlasti on võimalik üht-teist natukene ikkagi teha selleks, et oma organismi toetada ja seda olukorda
veidikene aidata nagu balansseerida, et ka see halb pärilikkus ei nagu omaks nii suurt mõju teie tervise üle. Samamoodi kindlasti on väga suure mõjuga halb ökoloogia. Kui te elate sellises keskkonnas, mis teie organismi võib-olla koormab üle toksiinidega, nagu siis rääkisime, jällegi halb kõikidele kudedele, südamel selle võrra kohe raskem. Ja vanusega meil tihti organism omandab väga palju probleeme, sest et me ei ole nendega võib-olla õigel ajal tegelenud, eriti tegelenud võib-olla selle ennetamisega just. Ja mida suuremasse vanusesse me jõuame, siis probleemid kipuvad tihtipeale kuhjuma. Need on võib-olla aastakümnetega kogunenud. Esialgu me ei ole tabanud neid sümptomeid ära, et midagi kohe ette võtta. Ja tänu sellele ühel hetkel me võime leida ennast olukorrast, kus on juba päris raske. Nii et kõik see mõjutab südametööd ja südame tervist. Katsuge tegeleda rohkem ennetamisega, et võiksite terve elu elada heas seisundis. Siis pidev koormus pluss negatiivsed tegurid, et kui me näiteks südamelihast üle koormame, liiga palju väsitame, just võib-olla üle treenime ennast, võib-olla stressiga just maks hakkab tootma hästi palju vabu radikaale ja see lõhub kõiki meie keha eluseid rakke. Et ka see võib väga suurt negatiivset mõju avaldada siis meie südamelihasele. Arterite, veresoonde, seinte kahjustused, kui näiteks meie toit ei ole nagu kvaliteetne, on väga töödeldud, happeline, enamasti need asjad, mida me siis võib-olla tarbime, see toodab hästi palju sellist happelist keskkonda siis ka meie organismis seespool ja tänu sellele on maks sunnitud hakkama tootma omakorda selle balansseerimiseks kolesterooli. Me kõik teame aga, et kolesterool jääb rasvana sinna veresoonte seinte külge kinni ja selle siis kogunemisel võib tekkida trombioht, sest veri ei saa enam vabalt voolata. Et ka see happeline keskkond, seal võib tekkida põletik, bakterid vohavad, ka see kõik tegelikult kahjustab veresoonkonda ja samamoodi ka südamelihaseid. Ja nagu siis ennem juba mainisin, eks, et veepuudus organismis võib tõsta seda vererõhku ja ka see muudab siis selle, ta annab südamele nii palju suurema koormuse, et kurnab seda südant. Sedasi võib välja areneda lõpuks südame isheemiatõvi või ka müokardiinfarkt või on teil risk insuldile. Niisiis südame ja veresoonkonna õigeks siis toimimiseks, et südame kaua ja hästi teeniks, oleks hea, kui teeksime siis järgmisi tegevusi, mis on siin välja toodud. Et jälgiksime näiteks organismi veebalanssi. Hästi-hästi oluline. Samas on see nii lihtne asi, et me kõik suudame sellega hakkama saada. Hoidke omal ka veepudel nagu käepärast ja teil on kogu aeg silme all see vesi ja tuleb niimoodi paremini meelde, et oleks aeg väike lonks võtta. Kui me peame tegema väga palju tegevusi selleks, et seda klaasikest vett näiteks saada kuskile kaugele minema, kontorid teise otsa näiteks tööpäeval või näiteks poodigi kasvõi, sest et me ei saa tarbida seda vett, mis meil kraanist tuleb, et siis seda nagu vähem on veel meeles päeva jooksul seda õiget kogust vett tarbida ja niimoodi on ka veepuudus kerge tulema. Kui meil on aga veepudel silme ees, siis ikka aeg-ajalt võtad väikse lonksu ja päeva lõpuks on see pudel tühi. Kindlasti soovitan tegeleda mõõdukalt siis niisuguse aktiivse spordiga, et mitte ennast üle lõhkuda, aga täpselt sedasi parajalt, et on mõnus, aga natukene on selline nagu pingutus. See on kõige jätkusuutlikum, kui me vaatame idamaade elustiili ja filosoofiaid, siis seal on tihtipeale sellised nagu võimlus nagu siis alad, kas või jooga näiteks, eks ju, et ta ei ole selline nagu äge kardio, vaid ta on just vastupidi sihuke kerge pingutus ja ta annab piisava sellise füüsilise koormuse ilma südant lõhkumata. Kui võimalik, kindlasti võtke ette samme selleks, et loobuda kahjulikest harjumustest, mis teie organismi hävitavad. Neil ei pruugi olla väga lühikese aja jooksul niisugust arusaadavat tagajärge, aga kui näiteks 20 aastat olete olnud juba suitsetaja, siis peaks
olema juba mõned sümptomid teile käega katsutavad, mis siis välja paistavad. Suitsetamise tagajärg ainsana ei ole ainult kopsuvähk, vaid absoluutselt kõik koed ja organid on sellest mõjutatud. Need toksiinid, mis me nikotiinist saame, jõuavad igale poole kogu organismis. Meie mälu hakkab halvenema, sest ka nad aju ladestuvad, aga kõik organid on sellest mõjutatud. Nii et ka see kurnab südant. Vähendage stressi ja emotsionaalset pinget, nagu mainisin. See paned maksa tootma vabu radikaale, vabad radikaalid aga otsivad kas antioksüdante, mis neid ära neutraliseeriks või rakkusid, mida neil on võimalik siis katki teha, vanandada ja need surema panna. Ei ole mõtet enese hävitamisega tegeleda. Katsuge hoida vaimset tasakaalu endas. Ja toetage siis oma südame tööd lisaks veele ka tervisliku toiduga, mis annab südamele jõudu juurde. Millised on siis ained, mis on südametööd kõige paremini mõjutavad? Esimeseks kaalium. Kaalium annab just südamele seda töövõimet juurde. Kaalium on hästi vajalik siis selle vee ja soola balansiks meie organismis üleüldse, sest kui naatrium aitab viia toitained, vee, kõik asjad nagu rakku sisse, siis kaalium peab olema temaga balansis. Nüüd mõelge, kui palju te päeva jooksul tarbite soola ehk naatriumit kõikide toitude sees. Võib-olla te isegi ei ole ise lisanud sinna igale poole, sest kui tarbida poolfabrikaate on sinna seda pandud juba teie eest, siis sama palju vähemasti peaksite tarbima balansseerimiseks ka kaaliumit. Kui vaadata sajandeid tagasi, kuidas oli elustiil ja toitumine, siis just kaaliumit oli meil hästi kergesti, hästi palju saadaval, aga kaupmehed tegid ennast rikkaks soola kauplemisega. Nüüd tänapäeval on vastupidi. Soola on päris palju, aga enamasti leiame me ennast hoopiski kaaliumi puudusest. Nii et kui võimalik, tarbige seda kuidagi juurde, et aidata need toksiinid kehast paremini väljutada ja siis tunnete ja rakud ennast hästi ja kui nemad on õnnelikud, olete teie õnnelik. Koensüüm Q10. Q10-ga on sarnane lugu nagu kollageeniga. Teatavasse vanusesse jõudes meie organism oluliselt vähendab Q10 nagu juurde tootmist ja kuskil 50. eluaastaks üpris tihti selle tootmine üleüldse peatub. Siis oleks õige aeg hakata juba veidi varem teadlikumalt seda endale juurde võtma. 30-ndates juba täiesti okei, tasapisi Q10 lisada. See aitab hoida ära seda oksidatiivset stressi. See annab meie südamele jõudu ja energiat juurde ja see pikendab meie vitaalset eluiga. Ehk siis seda, kui kaua ja mis vanuseni me tunneme ennast hästi ja saame elada aktiivset haiguste vaba elu. Nüüd asendamatu aminohappe tauriin. Kindlasti üks olulisemaid aminohappeid just südamelihase tugevdamiseks. Tauriini me ei saa toidust, tähendab, meie keha ei tooda ise, seega me peame seda saama toidust. Ja tauriin aitab siis hoida näiteks seda, et kui te olete kunagi võib-olla kas joonud energiajooke või vähemasti lugenud nende koostisaineid, eks ju, sealt purgi pealt, siis kõikidesse kõrgelt kofeiini sisaldavatesse energiajookidesse tavaliselt pannakse tauriini ekstra suur kogus sisse, sellepärast meie süda lihtsalt muidu pumpaks ennast lõhki. Et no sisuliselt nagu plahvataks, sellepärast et see kofeiini kogus lihtsalt nagu ergastab seda südant niivõrd üle, et tauriin jällegi aitab hoida seda nagu balansis ja tuua seda siis seda nagu kofeiinist tulevat seda energia siis tippu või kuidagi sellist, eks ju, laksu sealt nagu balansseerida allapoole, et see ei kahjustaks meie südamelihaseid. Ideaalses maailmas muidugi soovitaks teil mitte selliseid energiajooki üldse tarbida ja võimalus seal vähendada ka kohvi joomist miinimumini just sellepärast, et aidata hoida oma südametervist kauem ja pikemalt. Ning magneesium siis viimase asjana siit välja toodutest ka samamoodi mineraalainena nagu kaalium aitab balansseerida südamelihaste tööd. Kui teil vähegi on kunagi olnud lihase kramp, siis saate aru, et kuna süda sisuliselt koosneb ka lihastest, siis samamoodi südamel on hästi oluline, et seal oleks piisavas koguses magneesiumit, ei tekiks ka südamelihase krampe.
tänu sellele, et on teada, milliseid aineid on kõige rohkem vaja just südametöö toetamiseks, on koralliklubi kokku pannud spetsiaalse kardiopäki ehk kardio siis südamele ja veresoonkonnale mõeldud selline komplekt, kus on just kõik tooted, mis kõige paremini aitavad seda südame elu ja tervist kõige pikemalt hoida. Need tooted maksimaalselt siis suurendavad üksteise toimet ja mõjuvad sünergiliselt, ehk siis nad hakkavad koos töötama ja annavad selle suurema efekti, kui näiteks tarbida kõiki neid tooteid eraldi ühekaupa. Nagu näete, eks, et nad tugevdavad seda lihast, annavad lisaenergiat südamele ja aitavad hoida siis seda rütmi õiges balansis. Ja nende komponentide sünergia on siis siin ilusti välja toodud, et mida üksteisele nad suudavad nagu anda. Kaalium, magneesium, mineraalainetele, eks ju, et nad tagavad, et lihased hästi töötavad ja tauriin ja koensüüm Q10 jällegi annavad siis selle energia sinna südamele. Aga vaatame neid tooteid nüüd lähemalt ükshaaval. Pentagon, see on rakuenergia. Pentagon on just hästi suurepärane toode sportlastele ennekõike, samamoodi selle aktiivsuse pärast, aga nagu rääkisin, Pentagon sisaldades peamiselt kaaliumit, on sinna juurde lisatud C-vitamiini ja riboosi. Riboos töötab seal kombinatsioonis nagu käiviti või noh, kas või nagu mootorpaat, mis transpordib teid, kui sedasi visuaalselt vaadata. Et ta annab selle nagu jõu sinna juurde. Ja C-vitamiin siis aitab sellel Pentagoni, sellel kaaliumil siis paremini omastuda ja jõuda õigesse kohta. Et vitamiinidest ja mineraalidest rääkides, siis vitamiin, kui vaatad seda ladinakeelset nimetust, siis vita on ju elu, ehk siis vitamiinide eesmärk on anda mineraalidele elu ja nad alati tihtipeale töötavad koos kombona. Et kui me võtame ükskõik millise nagu vilja loodusest, siis ka mitte kusagil ei ole teil ju ühte mineraali või ühte vitamiini niimoodi eraldi, vaid nad on alati teatavas sümbioosis, toetades üksteist ja andes suurema efekti. Kaalium siis, nagu rääkisin, aitab tuua neid toksiine välja, aga ta annab ka selle teatava elektrilaengu, sest me kõik oleme elektrilised olendid ja kui vitamiin on see nagu energia, siis kaalium on see, mis kannabki seda nagu elektrilaengut siis või seda energialaengut, et ta aitab selle viia sinna, kus seda kõige rohkem tarvis on. Ja aitab siis balansseerida siis seda naatriumit ehk soola, et saaks rakud vabaneda oma elutegevuse jääkidest ja need jõuaksid väljutamisprotsessini. Tänu kaaliumile siis ta toimib niimoodi, et teie süda saaks siis stabiilsema rütmi, et ta ei läheks väga väljuma sellest tavapärasest siis. Et kui teil ka tänu aktiivsele sportimisele tõuseb see südame pumpamise kiirus, et ta aitab hoida südame tervist ja et see ei ole nii hüppeline tõus või langus, et ta balansseerib ära selle. Järgmisena siis Q10, nagu rääkisin, et kui meil pikalt koralliklubis oli Q10 puudu, siis nüüd on see jälle vabalt saadaval ja meil on Kaneka ettevõtte siis patenteeritud Q10 ja Kaneka tuleb siis Jaapanist ja nende see Q10 on just see, millega tegelikult tavaliselt tehakse teadusuuringuid, sest ta on hästi-hästi kvaliteetne ja see annab väga häid resultaate nii tarbijatele, aga saab ka vaadata, et kuidas siis see Q10 täpselt mõjub, kuhu, et tal on väga mitmeid tegelikult funktsioone ka organismis. Nagu te siit ka nimekirjast slaidi pealt näete, eks ju, et füüsilise koormuse peal ta aitab kaitsta meie rakke vananemise eest. Kui rakud on kaitstud vananemise eest, siis ka meil naistel eriti on see mure, eks ju, jäävad ära need kurrukesed ja kortsukesed, et me säilime kauem nooruslikuna ja siledamana. Nii et Q10 tõesti asendamatu, et ta annab energiat ja ta aitab hoida seda vitaalsust ja nooruslikkust. Aga kui nüüd raku tasandilt vaadata, siis ta parandab seda energeetikat ja ainevahetust siis seal müokardi sees. Nii. Korral tauriin. Tauriin siis, eks ju, asendamatu aminohape. Aminohapped siis jagunevadki asendatavad, mida meie keha ise suudab produtseerida ja asendamatu, mida me kindlasti peame saama toidust. Kui te olete teadlik, kes on doktor Olga Butakova, siis ühel konverentsil ta just tõi välja, et kui ta peaks üksikule saarele minnes võtma kaasa 3 toodet, siis tauriin oleks kindlasti üks nendest.
et see aitab hoida seda südame tervist niimoodi, et ta teab, et kui siis ükskord teda võib-olla sealt üksikult saarelt ära tullakse päästma, et seni on ta suutnud oma tervise eest väga hästi hoolitseda. Et niivõrd oluliseks on pidanud doktor Olga Putakova igatahes tauriini, et parandada siis seda südametööd ja verevarustust, et see verevarustus jõuaks ka kõikides nende väikeste nii-öelda perifeersete rakkudeni, eks, et küll siin näpu otsas, küll seal varba otsas, eks, et kui mõelda, et varbad on ju niivõrd kaugel, eks ju, südamest, et see veri peab olema pumbatud sinna kõige-kõige tipu välja. Aga ta aitab ka lagundada siis kolesterooli meie organismis. Ja magneesium, nagu rääkisime, eks ju, et kõik teavad, et magneesium on hästi vajalik siis lihastele ja samamoodi siis, kuna ka süda koosneb lihastest, ka südamelihastele. Et ta aitab hoida neid toonuses, et nad hoiaksid oma seda stabiilset rütmi, et nad jaksaksid seda pumbata ja oleksid nagu siis täis tippvormis nii-öelda. Samas magneesium aitab rahustada ka närvisüsteemi, et me ei olekski üleliia ärevuses. Ta parandab ka seda vere voolamist ja nagu siis verevoolu süsteemis, veresoonkonnas ja ka samamoodi aitab siis kaitsta, et see kolesterool liiga palju ei kuhjuks sinna veresoone seintesse, eks, et ei tekiks neid nii-öelda liivakella kitsaskohti, eks ju, et veri pääseks ilusti voolama. Ta on hästi-hästi kõrge biosaadavusega toode ja sellepärast on ta väga efektiivne, sest magneesium tihtipeale on väga raskesti omastatav, eriti kui on ta sellises formaadis, mida tuleb sisse võtta, et sportlastele palju soovitatakse näiteks teha magneesiumisooladega vanni või ka piserdades magneesiumiõli naha peale, aga naha peal ta kipub hakkama kipitama, et ei ole väga meeldiv, siis alternatiiv ongi võtta teda sisse, aga just sellises orgaanilises, meie organismile vastuvõetavas ja sobivas formaadis. Kõige parema efekti saate siis sedasi. Nii et Cardiopack, kokku pandud jällegi koralliklubi arstide ja teadlaste poolt just spetsiaalselt selleks, et anda siis südamele seda vastupidavust ja energiat ja hoida südamelihased toonuses, et te ise võiksite olla elus ja terved ja vitaalsed kõige nagu võimalikuma kõrgema eani, et teie süda ei annaks alla poolel teel. Korraklav on siis järjest suutnud meile pakkuda selliseid tootekomplekte, mis aitabki endal esiteks säästa keskmiselt 10% toodete koguhinna pealt, aga on väga mugav seda siin tarbida, sest selle juures on enamasti informatsioon selle kohta, kuidas, millal, mida peaks võtma ja teil on juba õiged tooted kokku pandud, mis annavad teile kõige suurema efekti, et te ei pea ise enam hakkama erinevaid tooteid kokku otsima, et mida mul nüüd oleks vaja, kas see, teine või kolmas võiks mind aidata või toetada. Nii et neile, kes on Coral Club e-poe lehel ennast klubi liikmeks registreerinud, teie saate iga ostu pealt 57 punkti ja selle komplekti hind teile on 82,61. Kes te ei soovi olla kuskil klubi liikmed, e-poe kasutaja konto omajad, siis on võimalik osta kõiki tooteid 20% kallima hinna eest. Valik on meie igaühe enda teha, aga ma väga-väga soovitan, sest et klubi liikme staatusega ei kaasne mingisuguseid kohustusi igakuiselt teatavas hulgas osta. See on täpselt nagu tavaline kliendikaart, see annab teile lihtsalt 20% soodustust kõikidelt toodetelt ja õigus saada ka igakuiseid erisoodustusi valitud toodetelt. Kuna see midagi ei maksa, aga kasu saate sealt päris palju, siis leidke omale inimene, kui te ei ole veel klubi liige, kes tundub teile kõige pädevam soovitaja ja tervisenõustaja ja kontakteeruge siis temaga, et ta juba oskab teid edasi juhendada ja olete saanud omale väga hea tasuta tervisenõustaja terveks eluks. Mina tänan teid kogu südamest, et te tulite kuulama ja ma loodan, et te saite siit natuke enda jaoks kasulikku informatsiooni, et oma tervise eest edaspidi paremini hoolitseda. Aitäh teile ja soovin teile siis mõnusat õhtu jätku.